Keskaja seisusliku ühiskonna olemuse selgitamiseks nüüdisaja inimesele on ajalookirjanduses kasutatud sellist võrdlust, et keskaja inimene oli kas rüütel, vaimulik või talupoeg, mitte inimene, kes tegeles sõjanduse, usu või põllumajanduse alal. Et inimese sünnijärgne seisuslik kuuluvus pani väga täpselt paika tema koha ühiskondlikus hierarhias ja määras ära sellega ka tema käitumisreeglid. Et seisus andis kogu inimese elule väga täpsed ja väga kindlad raamid, mille ületamine oli taunitud. Ja seisus määras ära ka siis inimese kohustused, ülesanded ühiskonnas. Ja sama põhimõte kehtis ju ka naiste puhul, et tõepoolest oli suur vahe, kas sündida siis talupoja peresse või aadli suguvõsasse, aga küsimus on selles et mis määras või naise elu siis rohkem, kas tema seisuslik kuuluvus või tema sooline kuuluvus. Keskaeg tundis sellist nähtust nagu sooline eestkoste. See tähendas, et naine vajas ainuüksi oma soo tõttu eestkostet, eestkostjat. Ja eestkostjateks olid siis kas naise isa, abikaasa või lähimad meessugulased. Et õiguslikus mõttes oligi siis naine olemas ainult või peamiselt siis ainult meeste kaudu, et õiguslike tehingute juures vajas siis naine, et teda esindaks mees. Ja seda sellepärast, et naist peeti keskajal liiga nõrgaks, liiga mõjutatavaks, teda peeti võimetuks kandma siis vastutuse rasket koormat. Ja sellepärast oligi siis naine õiguslikus mõttes allutatud mehele, mehe eestkostele. Teisest küljest jällegi naise selliste õigusrikkumiste eest jällegi muidugi olenes, mis laadi see rikkumine oli, aga selliste rikkumiste eest vastutas mees. See tähendab, et näiteks kui naine ilmus siis tänavale liiga uhkes, toretsevas või muidu sobimatus kostüümis, mis vääris trahvi, siis trahvi maksis tema eest mees. Oli selleks siis naise isa, abikaasa või vend.